Nii, tere siis ka minu poolt jällegi. Ja täna teeme siis selle video tuntud teemal, mida tunneb tema, mida tunned sina, mis on teie vahel, mis tuleb, mis läheb, järgmised sammud ja nii edasi. Ja tegu on siis kollektiivse lugemisega ja kui teile siit midagi ei resoneeru, ärge pange seda vägisi tegema ja midagi vägisi endale ette kujutama. Ja tegemist on ka ajatuga, ükskõik millal te seda siis vaatate, siis siin on teile midagi, kui te seda vaatate ja kui te seda kuulate. Olen Auli, mul on väga meeldiv, ma väga tänan kõike enda fänne, kõike, kes on minu kanaliga liitunud ja kes on juba liitunud ja kes ka tulevikus liituvad. Ja kui te soovite äraladumist, siis minu meiliaadress on siin selle video all. Nii, aga mis me siin siis pikalt ja otsige üles ka minu Facebooki samanimeline leht, seal ei ole ühtegi videot, seal on hoopis teissugune. Ja seal ma panen päevakaarte ja kui aega on, siis natukene midagi muud ka. Aga päevakaardid ma üritan siis ikkagi iga päev panna. Nii, ja vaatame siis, mida tunneb siis tema. Kannaldame läbi universumi nende kaartide kaudu. Nii, kõigepealt, mida tunneb tema? Võtame need kaardid siin teie naes. 3 kaardiga teeme siukse mitte eriti pika video. Siis mida tunned sina? Ma natukene sinna poole. Siis mõned tahavad lihtsalt selgust saada ja väga paljud on ka minu käest küsinud seda eraladumiste puhul ja siis ma olen alati küsinud, et sa peaksid ju ise teadma, mida sa tunned, aga vahel on nagu vaja võib-olla mingit kinnitust kuskilt ja siis nii, ja mis on teie vahel ja siis mis on tema järgmine samm sinu suhtes, mis on sinu järgmine samm tema suhtes. Ja selline tulemus siis. Ja kordan ka seda veel, et inimeste energiat muutuvad iga päevaga. Me oleme väga suures muutumises olnud kogu see aeg, eriti veel praegu. Ja siis ongi niimoodi, et kui te vaatate seda videot, võib-olla seda sama videot, need jäävad ju siia üles, võib-olla 2 nädala pärast, siis teie seis võib-olla hoopis midagi muud. Nii, ja mida siis tunneb tema? Tema tunneb, tema silmis oled sa väga ülempreestrina, minu kolleeg. Mulle meeldib see kaart jälle. See suhe, nagu kaartide järgi, siis mida ta tunneb? Ta tunneb väga suurt üksindust, väga suurt meelehärmi, ta ei saa öösiti magada. Tal on, ma võiks öelda isegi, et mingid südametunnistuse piinad. Tema jaoks, tema tunneb, et see suhe on lõppenud ja tegelikult on see inimene ka siin väga suures transformatsioonis. Sest surm ei tähenda mitte kunagi, eks ole, surma, vaid surm tähendab alati ümber sündi, uuesti sündi. Ja saladused, ta varjab midagi siin 2 selle samba taga, aga ta peab teist väga lugu. Nii, kuidas siis, mida tunned sina? Sina oled illusioonides. Sa oled illusioonides selles suhtes ja sa tunned täpselt samamoodi mingit, maagiline kuskil. Sa tahad nagu, et see suhe oleks alguses. Sa tahad nagu kogu see aeg, et sa oled illusioonides,
aga poisid, pöörake ringi ja vaadake siis, mis on siis teie jaoks nagu, eks ole, ühesõnaga, sest mina panen nagu, et siin on nagu meesterahvas ja siin on naisterahvas ja vaadake siis ise, eks ole. Illusioonid. Nooruslikku energiat, ma vaatan ära, mis on teie vahel. Jah, siin on jah, mingi kriis on, ikka väga suur kriis ja see suhe on siis ühesõnaga nagu sellises, keegi tunneb ennast siin väga, väga nagu külmununa ja väga sellises jõlgub nagu kellelgi järgi ja tegelikult see nagu mitte kuskile ei vii. Ootad nagu mingid sõnumid siin. Müntide baas on alati ka toob sõnumeid, nii et mul on selline tunne, et see suhe on ikkagi tegelikult siin lõppenud ja siis sina ootad sõnumeid ja siis teie vahel on väga sügav kriis. Nii, mida teeb tema järgmiseks? Mitte midagi ei tee. Tema loodab selle peale, et õiglus võidab ja siis kas loodab mingitele juhustele, mida võib-olla saatus pakub või sest ta on ikka täiesti sõnaga sellises lamavas seisundis ja ta näeb tegelikult ainult seda, ta on väga keerulises olukorras praegu. Ta on väga keerulises, väga raskes olukorras ja ta teadvustab seda endale, et see suhe on läbi ja ta ei võtagi midagi ette, sellepärast et ta loodab nagu millegile muule, aga ise ta mitte midagi siin tegelikult ei tee. Nii, ja mida teed sina järgmiseks sammuks? Ka põhimõtteliselt midagi. Sa oled lugenud täpselt samamoodi selle suhte lõppenuks. Sa oled valvas, sa oled väga valvas, sa ei tee, sest sa kardad jälle uuesti neid teravusi, seda teravust selle kuninga poolt ja siis jah, sa loed selle suhte lõppenuks ja tema ei tee midagi, sina oled valvel, ootad tegelikult nagu veel midagi, aga üldiselt selline seis ei vii nagu seda kuskile. Nii, ja milline on siis selline nagu ühesõnaga siin on nüüd niimoodi, et tänu sellele jamale, mis siin on olnud tegelikult, siis sa oled väga äge naine olnud siiani. Keisrinna tähistab ainult ja alati naist, mitte kunagi meest. Kuningannad ja kuningad võivad tähistada ka vastaspooli. Keisrinna mitte kunagi. Ja tänu sellele jamale, mis siin nagu on olnud, sa oled leidnud iseennast. Te tulite päris kindlasti üksteisele midagi õpetama ja siis, aga sina oled leidnud iseenda. Ja sa oled leidnud iseenda ja see tänu sellele lõpule ja sellele kriisile, mis siin on olnud. Sest kui tuleb müntide 5 suhte ladumisest, siis on ikka väga mingi isegi ma ei ütleks, et järsk lõpp, aga siin on midagi on väga keerulist olnud ja midagi on ka tegelikult lõppenud. Ma ei näe siin selles ladumises praegu kolmandaid osapooli. Ma ei näe siin võib-olla ta väga varjab, sest siin tegelikult on, eks ole, ülempreestrinna tähistab ka tegelikult mingit varjatud poolt, saladusi, nii et ta võib-olla isegi ei julge nagu ühesõnaga nende, loomulikult, kes poisid pöörake ringi, eks ole, siin on meespool. Kes meestest ikka julgeb öelda, et tal on keegi teine ja samamoodi ju ka naised ei julge seda öelda.
aga siin on jah niimoodi, et mingid väga suured õppetunnid on siin olnud. Vaatame, ma tegelikult, mind nagu huvitab, vaataks nagu natukene teiste kaartidega veel ühesõnaga, et aga mida see meespool on tundnud sinu vastu? Vahetage, keerake poisid ringi, ma tean, et poisid vaatate. Ta on ka väga suurtes illusioonides olnud ja ta tunneb ennast praegu täielikult ohvrirollis ja noh, niimoodi nagu narri ja nagu natukene rumalana või natukene niimoodi, noh, ta ei tunne ennast üldse hästi, absoluutselt. Ja ta nagu mõtles nii, et ta võttis nagu mingid riskid ja millegis ja ta saab selles ise ka tegelikult aru. Sinu poole peal tuli illusioonid ja see on ka ühesõnaga illusioonid. Nii et mõlemad olete te tegelikult väga suurtes illusioonides olnud. Ma ei näe siin, noh, siin on karikate mastidest on tulnud tõesti ainult siis, vaatate ainult minevikku, ei näe, noh, see tuli nagu mehe poole peal ja mõlemil on väga suured illusioonid olnud üldse selle suhtes ja olete mõelnud nagu ja olete oodanud sellest suhtest nagu natukene midagi muud, kui tegelikult nagu teieni see tuli. Mida sina oled, naine, siis nagu jälle tuli maag. No sina ootasid ikkagi perekonda ja ootasid seda täispanka ja kõike ja siis sa said siin aru, et see ei ole ikkagi see, mis nagu on, sest see rida oli siin nagu, et mida sa nagu ootasid. Tegelikult sa ootasid ja sa olid valmis tegelikult absoluutselt kõigeks, noh, sellepärast, et maagikaardid on, esiteks nad on väga maagilised, nad on number 1 kaardid, need tähistavad uut algust ja kõik need 4 masti, mündid, karikad, mõõgad ja sauad on siin esindatud ja siin ka. Nii et ootused tegelikult olid sinul, naisterahvas, noh, kõrgemad kui nagu temal. Aga noh, sa oled jah lahkunud ja te olete tegelikult mõlemad selle suhte enda jaoks lõpetanud ja siin on minek nagu võib-olla sinna sellisesse rahulikumatesse vetesse ja see on praegu naispoole soov siin väga tugevalt üleval. Siin ei ole ka paraku ühtegi saua, et oleks nagu kirge siin olnud või noh, see on äärmiselt keeruline olnud siin kõik ühesõnaga niimoodi, et aga noh, sina oled leidnud endas selle iseenda ja selle läbi selle kriisi ja kõikide nende asjade siin ühesõnaga. Nii et jah, ma tahtsin nagu tegelikult nagu hoopis teistsugust, ma ootasin siit nagu hoopis teistsugust ladumist, sellepärast, et ma tean, et kui ma eelmine kord tegin siin, see oli vist mingi 1,5 tagasi, tuli väga sarnane ladumine tegelikult sellele, et noh, et kus olid siis nagu inimesed, kelle suhe on tegelikult oli nagu näitas, et see on lõppenud ja kriisi nagu ja seal oli minu meelest samamoodi, et mees nagu ei tee nagu mitte midagi, täielik seisak, eks ole, aga see tähendabki siin seda, noh, see on täiesti seiskumise kaarta ja siis ja samamoodi niimoodi, et noh, et inimene nagu ikkagi ise võiks ju nagu tegelikult midagi teha, et mitte oodata nagu mingit saatuse kingitust või noh, vaadata ainult neid 3. Need ei ole maha kukkunud karikad, need on püsti karikad tegelikult ja need on nad on tühjad, aga nad on püsti ja siis noh, istub siin puu all ja siis ei teegi, see oli järgmise sammu kohta ja ta ei tee mitte midagi.
ta on nagu leppinud sellega ja ta ootab nagu midagi. Noh, mul on selline tunne nagu siin, et ta isegi ei ootagi midagi, ühesõnaga, et ta nagu mõtleb, et küll nagu saatus paneb need asjad paika, aga noh, päris iga kord ikkagi niimoodi ka ei ole, et kui sa nagu midagi ei tee, et see ongi nagu selle põhimõttega, et mees käib iga pühapäev kirikus ja palub loteriivõitu, eks ole, ja siis lõpuks siis jumal siis vihastab ja siis käratab, et osta ükskord see loteriipilet ka siis ära, et küll sa siis saad selle võidu ka. Et noh, et siin on nagu väga sarnane olukord nagu selle noh, see pole tegelikult nali, aga see on nagu selline ütelus. Nii, vaatame natukene veel. Nüüd ikka huvitab nagu. Noh, siin oleks tegelikult võimalused olnud ja noh, nüüd tuli nagu see karikate 2 ja siin oleks olnud nagu võimalused, aga siin on ikka väga palju on jälle samamoodi see kordu, siin on nii palju nutetud, siin on nii palju vett, siin on nii palju pisaraid, siin on magamata öid, see on kõik nagu jah, ühesõnaga, et ei ole siin nagu mingit noh, ja samamoodi lõpetamise kaart. See on sama, mis siin, see noh, väga raske koorem on olnud see ja noh, ei tahagi nagu sellist ladumist teha, aga noh, pole midagi niimoodi, et nii need siit tulid ühesõnaga niimoodi. Ja vaatame siis lihtsalt, et mida nagu siis universum või kõrgemad jõud või kuidas teie seda võtate, siis üldiselt nagu soovitavad selle suhte kohta. Väga domineerivaks osapooleks oli siin on naisenergia ja siin on tegelikult ikkagi, et see on karikate ässa ja sauad kuninganna. 2 kuninganna kaarti tuli siit välja, vabandust, karikate kuninganna on see ja sauade kuninganna. Ja mees siin siis nüüd nagu istub ja mõtleb, et ta nagu vist ei suutnud või tähendab, noh, ta ei suutnud nagu siin teha seda nagu oma otsuseid ja ta nagu libises. Ta nii, et noh, ta tundubki, et ta ongi mees, kes nagu loodab mingitele noh, nagu noh, ta loodab millegile muule, mitte iseendale ja tundub, et ta ei ole, ta ei ole selle suhte eest vastutust võtnud, ühesõnaga niimoodi, et no nüüd on siin nagu kirge küll ühesõnaga ja niimoodi, aga ühesõnaga ma ei näe sellel potentsiaali, ühesõnaga, sellel võib olla potentsiaal. Seepärast, et noh, karikate kuninganna, sa tõid nii palju seda armastust siia suhtesse, sina tõid nii palju kirge sellesse suhtesse, naine, nii nagu ütlevad ka tegelikult, et see suhe oli tegelikult väga ebavõrdne. Nii ütlevad nagu siis need, mul jälle see siin liigub. Ja see suhe oli väga ebavõrdne. Sina andsid armastust, andsid kirge, naine, eks ole, ja siis mees nagu oli selles istuvas ja ootavas positsioonis. Aga mitte ükski ebavõrdne suhe lõpuks läheb lihtsalt läheb oma teed ja see lihtsalt ei vii. See lihtsalt ei vii mitte kuskile ja see lihtsalt lõpeb. Ja noh, ta olekski viinud, noh, siin oligi ilmselt selle asja lõpetas ära torn. Ja torn on alati midagi väga äkilist ja torn on ka see, et kui inimesed nagu ise midagi ei tee, noh siis noh, mina näiteks ütlen niimoodi, et torn on saatuse poolt ka tegelikult määratud, et siis lihtsalt see lõpetatakse nagu elu enda poolt ära.
nii et noh, selline see tuli ja noh, eks nende ebavõrdseid suhteid on ka tegelikult selle poole pealt, et kus on ka väga palju, mees annab, loomulikult mees võib ka anda väga palju ja kindlasti ta ka annab. Ja aga siis lihtsalt, et ma ütlen, et kõige tähtsam on ikkagi nagu see saamine ja andmine ja ka suhetes, eks ole, ja mõlemad peavad panustama, et siis ei tekiks sellist olukorda, et üks on siin nagu karkudega kombib teisel järgi. Teine on küll 2 jalaga maa peal, eks ole, aga lihtsalt, et sealt akentest paistab see soojus, aga kui see soojus ikkagi ei tule sinna sellesse suhtesse, noh siis ei ole sorry mitte midagi teha lihtsalt. Nii et noh, selline see ladumine nüüd jälle tuli. Ja tellige mu kanalit, kui teile meeldis, likeige, kirjutage kommentaare. Ja see kanali tellimine ei maksa teile midagi, te lihtsalt näete siis, millal ma midagi siia üles panen. Ja kui soovite siis eraladumist, siis meiliaadress on siin all. Ja tegemist on siis ajatu ja kollektiivse lugemisega, mis ei ole tuginenud ainult teie energiatele ja meie ei tea, kelle energiat need kaardid siit parajasti nagu enda kätte võtavad. Olen Auli selle ladumise juures ja soovin teile kõike ilusat. Tšau, tšau!